tere tulemast kuulama sisuloome abc vestlussarja laivi. Mina olen copywriter ja koolitaja Laura Hallaste ja mul on väga hea meel sind tervitada. Kes ma olen, et paljud mind võib-olla ei tea, et ma olen siis copywriter ja koolitaja, kes aitab mikro- ja väikeettevõtjatel selge sõnumiga tekste luua, mis kõnetavad kliente ja toovad tulemusi. Ja ma viin läbi siis veebinare, veebikoolitusi ja juhin sisuloome mentorgruppi. Mul on hea meel sind tervitada, et kui sa siin oled, ütle tere, ütle tšau ja anna meile teada, et mis sind täna sellele koolitusele tõi ja mis plaanid sul enda persoonibrändiga on, et kas sa tead, mis see juba on või sa alles tahaksid selle kohta rohkem teada saada. Ja nüüd ma siis ütleks ka selle korraldusliku poole pealt, et varsti siis hakkame Stiinaga rääkima sellel põneval persoonibrändi teemal. Aga kui sul on küsimusi, siis julgelt pane siia chati, pane hashtag küsimuse ette, siis mul täna on siin abiks assistent Sandra, kes korjab need küsimused välja ja lõpus me kindlasti ka vastame nendele küsimustele. Ja mul on tõesti ääretult hea meel, et täna on siia külla tulnud Stiina. Ta on koolitajate ja coach'ide ja mentorite turundus- ja sotsiaalmeedia partner ja ta koostab enda klientidele siis strateegia, ta disainib visuaale ja kirjutab ja toimetab tekste. Ja ta aitab siis luua selliseid kastist välja originaalseid lahendusi, mis aitavad just tema klientide loo kõige paremini esile tuua. Ja siiani tal on õnnestunud enda klientide postituste levikut mitmekordistada ja järjekorda tunduvalt kasvatada. Ja tema parimad tulemused on siis konto kasv üle 5000 jälgijani väga lühikese aja jooksul. Ja tema klientide parimad postitused on jõudnud enam kui 30 000 inimeseni. Ja Stiina enda esimesed kliendid on tulnud ka just sotsiaalmeediast ja ta usub, et persoonibränd aitab olla tööandjast sõltumatult ja leida uusi kliente ja koostöövõimalusi. Ja seda ka sinul. Tere tulemast, Stiina! Tere, Laura, ja tere kõigile ja aitäh siia kutsumast. Nii, et ma arvan, et me läheme selle põneva teema juurde ja ma Stiina küsingi, et mis see persoonibränd üldse on, et lihtsate sõnadega siis, kes võib-olla ei tea nii täpselt. Ja miks see persoonibränd on just ka sinule olnud oluline sinu karjääri jooksul? Mhm. Persoonibränd, jah, see on selline põhimõtteliselt nagu selline kuvand sinust, et kes sa oled, mida sa teed. Ma võtaksingi ta nagu kolmeks punktiks lahti, et esiteks persoonibränd räägibki sellest, et kes sa oled ja mida sa teed. Et ütleme näiteks, et mina olen näiteks ütleme copywriter Laura. See on see üks punkt, et see, aga see, mida me teeme, ei ole ka alati üldsegi teistele nii lihtne ja selge, et tihtipeale tuleb päris palju nagu kõigepealt läbi mõelda ja aru saada, et mis see asi ikkagi on, mida mina saan pakkuda ja kuidas ma ennast piiritlen. Sest et ka mida kitsamalt sa saad ennast piiritleda, seda parem see enamasti on. Teiseks, kõigepealt siis see, et kes ma olen ja mida ma teen, siis teiseks see, et kellele ma seda teen. Et see aitab ka samamoodi siin nagu piiritleda, et kui ma ütlen, et ma olen näiteks virtuaalassistent absoluutselt nagu kõikidele, no siis mul on selline hästi lai tööpõld, aga kui ma ütlen, et ma olen näiteks koolitajate virtuaalassistent, siis ma juba piiritlen ennast kitsamalt ja noh, potentsiaalne koolitaja mõtleb, et okei, et ütleme näiteks Sandra ütleb, et ta on just koolitajate virtuaalassistent, et järelikult ta siis teab koolitajate maailma kohta rohkem, ta valdab ilmselt seda sõnavara paremini, ta suudab siia valdkonda hästi kiiresti sukelduda, et ja teha ilmselt seda tööd ka palju täpsemini ja kvaliteetsemalt. Et siin ka on nagu hea, mida täpsemalt siis see ka määratleda, seda parem see on, ehk siis kes, kellele ja kolmandaks persoonibrändi puhul on see küsimus, et miks ma peaksin sind usaldama? Et räägi või seleta, et seda siis ka persoonibränd saab aidata teha. Et sa saad näiteks välja tuua oma head
klientide antud tagasisidet, näiteks panna need kodulehele üles või sotsiaalmeediasse. Või siis ka näidata oma tehtud töid, kui see on võimalik. Et jah, noh, näiteks oma tehtud kirjatöid või projekte, visuaale, kui see on midagi visuaalset. jah, et siis kes, kellele ja miks usaldada. jaa, väga hea ülevaade, aitäh sulle. ja no muidugi siin minul kohe hakkas ajus liikuma see mõte, et Eesti turg on nii väike, et kas ei ole oht ennast liigselt nagu ära piiritleda, kui sa ütled kellele, et kas sa oled ka selle teema peale mõelnud seoses enda klienditöödega või niisama, et No ma arvan, et see tuleb väga kiiresti välja, et kui sa oled tõesti juba selle liiga kitsaks tõmmanud, siis noh, see nagu selgub päris kiiresti ja ma arvan, et inimesena ise sa tunnetad oma valdkonda ja tead seda kõige paremini, et kui palju seda piiritleda ja kui palju mitte. ja no tegelikult on, ma arvan, et suurem probleem, et see ei ole piiritletud just, et kellele pigem on Just. nagu väga paljudel väikeettevõtjatel just see probleem, jah. aga räägi natuke ka Mhm. enda loost, et kuidas sinu elus on see persoonibränd olnud oluline, kuidas see sind on aidanud ja mismoodi sa oled Mhm. seda persoonibrändi ehitanud enda jaoks, et ja minu jaoks on see persoonibränd tegelikult ja väga oluline ja olulisel kohal olnud. Et minu lugu on see, et ma olen tegelikult hariduselt hoopis sünkroontõlk, inglise, itaalia, eesti keel ja, ja tegingi seda väga pikalt, 13 aastat. Mis oli ka väga tore töö, väga põnev, aga siis see tööpõld nagu kuivas kokku, oli näha, et no nüüd tuleb ikkagi muuta midagi ja see muutus teha. Ja 3 aastat tagasi ma hakkasingi tegema karjääripööret tagasi turundusse, mida ma olin varasemalt teinud ammu-ammu aastal 2007 ja 2008 ja, ja siis ma hakkasin kandideerima, läbisin ka kursuseid, ümberõppeprogrammi, programme ja käisin kandideerimas täiskohaga tööle ja, ja nagu niisugune käivitav jõud, et miks ma hakkasin selle persoonibrändiga ikkagi, miks ma sellel noh, härjal sarvist haarasin, oli üks töövestlus, mis oli hästi tore. väga tahtsin sinna saada, see oli hästi vahva ja loominguline seltskond. aga siis ma mäletan seal täitsa töövestluse lõpus ütles värbaja, et aga et ärge siis liiga palju ka lootke, sest meil on hästi palju väga häid kandidaate siis mõtlesin, no ma saan aru jah, et meil on üle 100 kandidaadi ja turunduses on tõesti väga tihe konkurents ja palju häid tegijaid. ja mäletan, kuidas ma vantsisin koju ja mõtlesin, et ah, see peab muutuma. Teeme seda asja hoopis teistmoodi. Et miks mina pean kandideerima, ennast kogu aeg tutvustama? Teeme hoopis teistpidi. Teeme nii, et teie tulete minu juurde, pakute mulle tööd ja tutvustate mulle hoopis ennast. ja siis ma mõtlesingi, et olgu, ma hakkan ka postitama, et ma juba tegin seda, pakkusin teenusena ühele kliendile ja mõtlesin, et ma teen endale ka, et ja ma hakkasin postitama niimoodi sagedusega 2 korda kuus, mis ei ole tegelikult ka üldse selline väga sage konti murdev regulaarsus, on täiesti tehtav. ja niimoodi vaikselt hakkas tulema, et sellest postitamisest juba hakkas ka tulema mulle iga kuu mingi 1 või 2 päringut. Et jah, ja muidugi ma tegin korda ka oma sotsiaalmeediakontod, et rääkisin seal rohkem lahti, et mida ma teen, mida ma pakun. ja niimoodi see niimoodi hakkaski hargnema. no nii tore, väga inspireeriv, et tegelikult ei peagi iga päev postitama üldse, et saada neid häid tulemusi, et tekib see usaldus ja juba tulevad päringud, et see kõlab nii lahedalt ja just, et päriselu vajadusest on see persoonibränd sul sündinud ja noh, tihtipeale võibki olla just teenusepakkujad, turundajad, virtuaalassistendid, et just, et see enda persoonibränd jääb nagu tahaplaanile selles suhtes, et tehakse ju hästi palju klientidele, et väga tore kuulda, et sa oled ka enda selle persoonibändiga vaeva näinud ja seda tõesti niimoodi arendanud.
aga ütle mulle, räägi seda, et siin on kindlasti kuulajate seas palju selliseid ka mikro- ja väikeettevõtjaid, et mees ja koer ettevõtjaid või naine ja tema koer, et kes on tõesti väga väiksed, et kas persooni bränd on oluline ka sellistele, kes ei ole tuntud inimesed, ütleme, kes ei ole koolitajad ja coach'id või sellised esinejad, et kuidas see aitab nagu selliseid võib-olla tavalisi mikro-väikeettevõtjaid, kellel on mingi väike e-pood või mingi väike selline ettevõtmine, et ja mis juhtub, kui tegelikult teadlikult selle persooni brändiga ei tegele? Ja no mitte midagi ei juhtu, kui ei tegele. Aga noh, see ongi see jama, et siis ei juhtu eriti midagi. et, et siis ma jään nagu ootama, et äkki midagi juhtub, äkki keegi kuidagi jõuab minuni. Või ma pean tegema sellist väga aktiivset müügitööd, mida ma enamasti pigem nagu väldiks, et tahaks ikkagi, et see oleks selline vastastikune koostöösoov, eks ole, et mm, aga et ta annab ikkagi palju võimalusi juurde ja ta tekitab ka see persooni bränd annab nagu mitte ainult selle, et inimesed saavad sind ise üles leida. Ühesõnaga, üks asi on see, et, et sa oled leitav digitaalselt, noh näiteks läbi sotsiaalmeedia, läbi oma kodulehe või võib-olla on isegi sul meililist. Et nad, inimesed saavad su kohta uurida infot ja teada saada sinu stiili kohta, selle kohta, kuidas sa töötad, millised on su väärtused, millised on su tugevused, milliseid töid sa oled varem teinud. Ja sa oled juba tegelikult enne, kui sul tekib esimene kokkupuude, esimene päris kohtumine oma kliendiga, juba enne seda on juba suur osa tööd ära tehtud. Ja see on nii tore tunne, kui klient pöördub su juurde ja et see ei ole nagu see, et tere, te vist tegelete turundusega või midagi, et rääkige natuke lähemalt, aga võib-olla see kontakt on hoopis juba selline, et tere, et ma olen sind jälginud ja sa inspireerid, et ma sooviksin sinuga koostööd teha, et oleks sul ruumi veel ühele kliendile. Et ma olen sellise pöördumise saanud ja see oli küll väga tore. Ja kohe see esimene kohtumine ka siis, see oli küll virtuaalselt, aga see esimene kohtumine oli juba ka nii pingevaba ja nagu suur osa tööst oli juba ära tehtud, siis noh, minu kui teenusepakkuja poolt, et sealt oli juba väga palju lihtsam nagu edasi minna. Ja klient saab niimoodi teha ka teadlikuma valiku, et ta saab valida su, no ühelt poolt nii-öelda su CV alusel või portfoolio alusel, aga ütleme, sotsiaalmeedias on sul ka võimalus näidata seda, et milline sa oled inimesena, et mida sa väärtustad, mis on su jaoks oluline. Ja see aitab kaasa sellele ka, et need kliendid, kes su juurde jõuavad, et te klapite väga hästi. Et see on ka nagu niisugune suurepärane aspekt seejuures ja mm, lisaks seda ka, em, vaat see, mis sa, Laura, enne ütlesid, et teenusepakkujatena me tihti nagu jätame ennast unarusse. Et see on nagu hästi hea tähelepanek minu arvates. Mitte pidades silmas otseselt just meid, aga teenusepakkujatena lihtsalt seda aega läheb palju just kliendile ja sa siis teed kõigile teistele neid kingi ja siis oma lapsed jooksevad palja jalu lumehanges. Noh, ei saa nii. Kingsepana. Et tegelikult ma arvan ikkagi, et peaks proovima võtta seda aega nagu endale. Umbes samamoodi nagu proovid leida seda aega, et nii, ma lähen nüüd trenni, see on nüüd aeg minule. Siis samamoodi panna endale kasvõi kalendrisse kirja selline ajaplokikene, et siin ma tegelen nüüd enda persooni brändiga. Ja lihtsalt tegelengi ja olengi seda väärt. ja see on tegelikult ka selline tore protsess, et sa räägid lahti enda tugevused või need asjad, et milles sa oled hea.
sa otsid üles need inimeste tagasisided, need head tagasisided, mis sulle on antud ja paned need kokku. ja see alguses on see protsess võib-olla natuke ebamugav, sest meid on õpetatud, et noh, me ei tohiks ennast kiita, haipida, et me peaks olema nagu tagasihoidlikud, ootama. aga, aga kui see protsess nagu juba läheb rohkem lahti ja vahel aitab ka, on väga heaks abiks, kui keegi teine sind nagu toetab, sest teised inimesed näevad meid tihti palju positiivsemas valguses, kui me iseennast näeme. Et ja, aga kui keegi annab natuke, nügib võib-olla ka kaasa või ma soovitan ka täiesti kasutada ai abi selleks endas nende tugevuste välja noppimiseks. Et kui endal on seda raske teha, no siis ai, noh, ta kuldab su üle. ja sa saad sellest kännu tagant liikuma ja asja nagu käima ja, ja sealt nagu edasi minna. ja mina olen tundnud ka, et see tagasisidede ja heade asjade kokkukogumine, see on natuke nagu teraapiline protsess ka, et sa keskendud teadlikult sellele positiivsele. Sest keegi meist ei ole täiuslik, me kõik teeme aeg-ajalt mingisuguseid asju, kus me pärast vaatame 2 aastat hiljem, et oot, no kuidas ma nüüd selle, noh, siin on komaviga, no kuidas see võimalik on või mis iganes, siin visuaalil nagu ikkagi ei ole päris proportsioonid nagu paigas. seda on ka, aga kui palju head me tegelikult teeme ka iganädalaselt ja igapäevaselt, et just see ka välja tuua. et see on selline väga vahva protsess ja kliendile tegelikult ka väga meeldib, kui ta saab vaadata sinu kui teenusepakkuja või sinu kui võimaliku tulevase töötaja tehtud töid, et ta saab sellist kindluse tunnet, et aa, jaa, et Liis või Mari või Mart, et vau, et ta on tõesti teinud häid asju, et ma tahan teda usaldada. jaa, kuule, aitäh sulle, nii head mõtted siit juba kõrva taha panna. aga kui nüüd siin on üks inimene, kes mõtleb, et tahaks ennast nähtavaks teha, aga ei tea, kust alustada ja võib-olla on ka see hirm, et nähtavale tulla, et mis need sinu soovitused on, et kuidas sellega pihta hakata, mis sa soovitaksid? Jaa, no ma alustada tulekski algusest, et kõigepealt võikski mõelda, et kus ennast nähtavaks teha. ja siin on ka mitu võimalust, et millest lähtuda. üks võimalus on kõigepealt mõelda sellele, et kes ma olen ja mida ma pakun. Et kas see on teenus, on see mingisugune abstraktne teenus või see on mingisugune konkreetne visuaalne toode, mida ma pakun. noh, näiteks meie copywriting'u mentorgrupis, kus me oleme, mida Laura juhib ja veab, et seal on näiteks mõlemat tüüpi inimesi, ettevõtjaid siis. on näiteks neid, kes pakuvad teenust, mis on selline nagu nähtamatu või noh, ta ei ole selline käegakatsutav asi ja see oleks nagu pigem selline LinkedIn'i teema. ja on neid, kes siis neid füüsilisi asju kas ise toodavad või siis vahendavad, no näiteks antiikmööblit müüvad edasi või siis ise loovad kunsti. et nende puhul tundub kõige loogilisem Instagram, sest Instagram on hästi pildiline, visuaalne, ta kuvabki pilti nagu esimeses järjekorras ja teksti nagu teiseselt alles. samas kui LinkedIn on peamiselt tekstipõhine, et kui sulle tulevad need teavitused, siis sa näed kõigepealt selle inimese postituse esimest mingit lauset ja mõnes kuvas pilti või seda visuaali või videot isegi ei näegi. et noh, see on üks selline võimalik asi, millest lähtuda, et siis Instagram visuaalsem, LinkedIn rohkem tekstipõhine. teine variant on mõelda sellele, et kus sinu peamine tutvusringkond on. et võib-olla sa oled teenusepakkuja, näiteks koolitaja, coach ja mentor, aga sinu tuttavad on suuresti hoopis Instagramis ja sul on seal juba selline väga hea võrgustik olemas.
juba mitusada inimest oma võrgustikus, et siis võib-olla hoopis Instagram tegelikult hea mõte selleks põhikanaliks. Et meil on ka üks koolitaja meie mentorgrupis, kellel on just täpselt selline lugu ja ta väga edukalt just Instagramis ka turundabki ennast. Et jah, ja lisaks lõppude lõpuks võib ka mõelda, et mis koht sulle endale rohkem meeldib, sellest ka lähtuda. Et kui näiteks ikkagi need videod ja reelid ja story'd no üldse ei meeldi, et siis võib-olla ikkagi Facebook ja LinkedIn ja sellised tekstipõhised või piltpostitused. Aga mina paneksin jah, kõigepealt paika selle kanali, kus sa tahad olla. Ähm, mm, ja, ja siis paneks paika eesmärgid. Mis, sest sotsiaalmeedias enda nähtavaks tegemisel võib olla ka erinevaid eesmärke. Et näiteks minu üks peamisi eesmärke kõigepealt oli see, et ma mõtlesin, et ma teen seda iseenda jaoks. Ja ma teen seda selleks, et ma tunnen, et ma saan, ma suudan, ma oskan. Et see oli minu jaoks nagu peamiselt enesekindluse tarbeks. Et kindlasti see sotsiaalmeedia ja esinemine ja ütleme, persooni bränd ta on ka tegelikult mõnes mõttes nagu esinemine ja see võib kindlasti alguses olla ka selline ebamugav tunne. Et ta on natuke mugavustsoonist väljaastumine. Aga tasubki jah mõelda, et mis oleks see formaat, mis sobib su valdkonnaga ja ka see, et milles sa tunned ennast kõige mugavamalt. Et võib-olla sa oled selline inimene, kellele väga meeldib kirjutada. Kirjutamine ongi selline nagu kuidas öelda, nagu happy place, nagu öeldakse, või selline, kui sa tunned ennast tõesti mõnusalt ja hästi, siis kindlasti need tekstpostitused võiks olla sinu teema. võib-olla sa tunned ennast joonistades hästi, siis visuaalid, videod, sellised asjad võiks olla. võib-olla oled sündinud esineja ja siis võiks olla need veebinarid ja esinemas käimine. Et neid valikuid on mitmeid. muidugi noh, selleks, et enda neid veebinare ja esinemisi esile tõsta, selleks on natuke sellist toetavat postitusi või emaili listi ka vaja. Aga jaa, kuule, jah, tahtsid midagi veel öelda selle teema kohta või? ahah, jaa, et aga eks ta siin on, noh, kõige olulisem ikkagi on see vist, et tuleb pihta hakata. et kuskilt see ots nagu lahti kangutada ja hakata tegema. ja jah. et see kanali valik on ja siis on juba see, et mis postitusi sa teed, mis sulle endale meeldib teha ja mis sinna kanalisse sobivad. aga et ma tean, et sina oled hästi aktiivne hästi LinkedInis ja sul on ka kliendikontosid siis Facebookis, mida sa haldad, et milline sisu praegu nagu kõige paremini levib nendes kanalites, et mida sa soovitaksid võib-olla rohkem kasutada? Mhm, mhm. Äh, no jah, siin ongi see küsimus ka, et edukas postitus, et mis on hea või edukas postitus. üks võimalus ongi jah, öelda, määratleda see nii, et see, mis levib kõige paremini, eks ole. ja äh, teine võimalus on ka see, et see tähendab, noh, neid võimalusi on tegelikult palju rohkem kui üks või kaks, aga noh, neid võimalusi on ka see, et sa jõuaksid just võib-olla ühe inimeseni, kelleni sa tahad nagu oma sõnumi viia, kes on sul just võib-olla see üks võimalik hea suur potentsiaalne klient. või võib-olla sa tahad luua diskussiooni oma selle postituse ümber, et seal tekiks palju kommentaare, et neid tegelikult enamasti kui sisu luuakse või kui näiteks sisulooja loob kellelegi teisele sisu, siis ta see peamine eesmärk ei olegi see, et see leviks võimalikult viraalselt või võimalikult kaugele, vaid pigem on kõige suurem eesmärk ikkagi see, et see jõuaks nende õigete inimesteni ja soojendaks neid suhteid et annaks sellise nagu kerge, mõnusa väikse müksu nendele võimalikele klientidele, et ma olen siin, ma tegelen selle ja tollega ja sa võid mind usaldada, et ma tean neid asju hästi, millega ma tegelen.
Aga, aga arusaadavalt loomulikult on ka need mõõdikud ja, ja ise ma ka jälgin ikkagi neid mõõdikuid, et teha postitus, mis mitte kellegini ei jõua, see on ka kurb tunne muidugi, jah, et siis nagu tuleks ikkagi vaadata läbi, et milles siin võib asi olla. aga neid sisuformaate, mis võivad hästi levida, on väga palju. et LinkedIn on üldiselt selline, LinkedIn on professionaalne või no see ametialase sisu keskkond, et seal võib levida väga hästi väga erinevaid sisutüüpe, aga see kuldreegel on, et selle võiks siduda kuidagi ära sinu tööga. et noh, sealt on muidugi neid näiteid alati, et kuidas ma käisin laupäeval oma perega matkamas mägedes ja mida mu 5 ja 7 aastane mulle brändingu kohta sellest seal õpetasid, et need klassikalised näited, kuidas noh, see, et kuidas ma hommikul üles ärkasin ja jõin kohvi, kuidas ma sellest ka väga palju õppisin. et vahel need, see seostamine läheb tõesti niimoodi üle võlli. aga, aga noh, et see reegel on jah, et ta võiks olla tööalaste asjadega seotud. no hästi võib levida midagi, mis harib, mis annab mingit uut infot inimesele mingi valdkonna kohta, mis huvitab teda. see võib olla inspireeriv postitus, see, et sa suudad, me suudame. kindlasti lugude rääkimine ja oma kogemuse jagamine, et see on tänapäeval, ma arvan, ka muutub järjest olulisemaks sellel tänapäevasel ai ajastul, kus noh, põhimõtteliselt sa saad ka 2 klikiga juba mingisuguse postituse endale valmis teha ai-ga. aga noh, see küsimus ongi siis see, noh, et tavaliselt see 2 kliki postitus on ka väga selgesti äratuntav ja selle peale tahaks väga kiiresti vajutada ka unfollow ja noh, siis ta ei täida kindlasti oma eesmärki. aga kuidas me eristume sellest roboti sisust või tehnika loodud sisust, ongi ikkagi see, et meie oleme inimesed ja meil on meie unikaalne kogemus ja unikaalsed lood. ja seda ei saa nagu seda ei saa nagu robot ikkagi luua. noh, muidugi võib ka mõelda nii, et noh, neid lugusid saab ka nii-öelda välja mõelda. aga mm, aga noh, see ei ole ikkagi see, et see, sest et kui sa noh, kui sa lood selle kunstlikult selle loo, et see ei ole päris tõsi, sest see ikkagi kipub kuidagi välja tulema ja see ei ole nagu selline meeldiv asi. et ja lisaks neid lugusid on meil tegelikult elus nii palju, et me peame lihtsalt nagu märkama ja need üles noppima, et neid on täiesti piisavalt. ja läbi selle oma kogemuse me saame kindlasti nagu rohkem mõjule tulla. jah. jaa, nii hea tähelepanek ja tõesti praegusel ajastul ongi siis isiklik kogemus, lugude jagamine on see, mis aitab eristuda just sellisest ai genereeritud sisust. et Mhm. jah, kui Sorry, palju Laura. sa ise nagu kasutad ai-d nagu sisu loomiseks või mida ahah. sa usaldad nagu tehisintellektile ja mida sa võib-olla siis teed ise, on ju, et kuidas sinul see sisuloome protsess nagu käib? ja kohe vastan. Äh, vabandust, mul on veel natuke gripi järelnähtav, aga ma tahtsin veel sellele lisaks lisada ka, et mis sisu levib hästi. Kindlasti ka sellised intrigeerivad mõtteavaldused. noh, siis a la, et noh, postitused nagu, et me oleme alati uskunud seda, aga tegelikult ta-ta-ta, et sa lükkad ümber midagi, no midagi sellist nagu julget, et see on ka väga hea stiil. see muidugi sõltub ka, et inimese stiilist, mõni inimene ongi selline väga jõuliste ütlemistega, et siis saab seda kindlasti ka ära kasutada hästi postitustes. kindlasti levib hästi ka see, kui sa näitad ennast ka mittetäiusliku inimesena, sest et noh,
see on reaalsus ja see on hästi huvitav, aga näiteks Eija Uus ütles hiljaaegu, et see, kui sa näitad ennast nagu oma vigadega, see on nii palju usutavam ja see nagu kaasab ikkagi väga palju rohkem. Aga sellega peab olema natuke ka ettevaatlik, sellepärast et sa ei taha nagu inimest nagu ära hirmutada. Et sa tahad ikkagi näidata, et sa saad oma tööga hakkama mitte ainult noh, mingisuguseid läbikukkumisi, et see peab olema niimoodi nagu peenbalansseerimine ikkagi. et me oleme kõik inimesed, me kõik noh, ma ei tea, teeme mingisuguseid, noh, meil on omad emotsioonid ja asjad, aga noh, et tuleb vaadata ikkagi, et see on oluline, et oma töö saad ikkagi kliendile antud ilusti üle ja need asjad nagu lähevad, aga ütleme, et oma haavatavust võib näidata ka teisiti, näiteks, et ma lähen esinema ja on elementaarne, et mul on enne väike ärevus sees. Ja no juhtub midagi, näiteks tehnikaga mingi viperus, et see on kõik selline nagu inimlik ja see on nagu inimlikkuse näitamine, näitamine, et ma olen päris inimene. et ma arvan, et see on nagu selline hea. Ja teiseks lõpetuseks veel ütleks selle kohta, et reeglite murdmine. Et sisuloomes on mingisugused kirjutamata reeglid ja asjad, aga kui sa alustad hoopis mingil teisel viisil postitust. Näiteks mul jäi hiljaaegu silma Signe Vilmsi postitus LinkedInist, on virtuaalassistent ja ta alustas postitust nii, käisin linnas. ja see oli lihtsalt nii pretensioonitu, et see oli nii hea, et see oli lihtsalt ootamatu. jah. jah, aga samas selleks, et murda neid reegleid, sa pead teadma, mis need nagu reeglid on, onju. ja kuidas Mhm. leida neid konkse, et inimesed üldse nagu jääks postitusi lugema, onju, mis need jah, reeglid on, et see on nagu see, mida siis pead ka nagu teadma. just, aga just jah, väga hea Tiim, märkus, täpselt, ja mm. -hmm. aga no siit muidugi tuli päris head infot juba välja, see isiklik kogemus, kõik see haavatavus, see inimlik pool, et seda nagu rohkem enda sisus näidata, et see on nagu praegusel ajastul hästi oluline. aga ja ma siis tuleks tagasi selle küsimuse juurde, mis ma enne küsisin, et kui palju sa ise ai-d kasutad sisuloomes ja Mm -hmm. mille jaoks sa teda kasutad ja mille jaoks sa jätad ta kõrvale, et teed pigem ise, et mis need sinu sellised, sinu selline töövoog võib-olla on sellega seoses, et võib-olla natuke saad Mm avada -hmm. või mis ja võib-olla ikka programme sa ka kasutad kõige rohkem, et oleks huvitav teada. mm. -hmm. ja ai-d ma vaatlen ai-d kui sellist väga tarka, väga töökat praktikanti kellel on väga hea anda neid ülesandekesi ja kes on väga tubli ja toimekas ja seejuures ta on ikkagi praktikant. et meie ise ikkagi vastutame selle lõpptoote eest ja vastutame ka selle eest, et see, no sa ei saa, noh, kui ta näeb välja tehislik ja ai tehtud, noh, siis see on hästi halb märk minu arvates ikkagi. tähendab, noh, nii ja naa, kui see on, vot ma parafraseerin ennast korraks, et mõnes olukorras loomulikult võibki olla video, no kui sa reklaamid näiteks seda, et ma olen et ma õpetan sulle, kuidas teha ai-ga häid videoid, siis sa loomulikult noh, panedki sinna selle ai-ga tehtud video ja mingis kontekstis on see täiesti omal kohal ka, et see ongi nagu 100% ai tehtud. aga reeglina, kui see on ikkagi tegu persoonibrändiga, siis sa tahad näidata ennast kui inimest. mitte ennast kui robotit, sest me oleme ikkagi inimesed ja siin peab selle ai-ga olema jah, selline ettevaatlik, et mina kasutan ai-d mõtete saamiseks, ajurünnakuks kindlasti. tõlkimiseks on see väga hea ja ta tõlgib inglise keelde ikka ka täiesti hämmastavalt hästi. see noh, tõlkemaailm on ikkagi see tehnika täiesti tundmatuseni muutunud. Sest üks mu klient teeb nii eesti keeles kui inglise keeles, et siis ma kasutan ai abi ka, et need tekstid inglise keelde panna. ja seda ma ka inglise keelde tõlkides ma mudin seda muidugi väga kõvasti üle ja arvestan, et see oleks ikkagi samal tasemel kui selle inimese
noh, keel, mida ta räägib, et ei saa üleöö järsku muutuda briljantseks inglise keele oskajaks, kui sul tegelikult on sul selline keskpärane B2 tase, et seda peab ka vaatama ja teiseks noh, tõlkides peab ka vaatama, et see keel ei oleks liiga keeruline, sest et sotsiaalmeediasse, kui me läheme, me eeldame tegelikult, et see sisu on selline hästi seeditav, lihtsasti tarbitav. Et need laused on üsnagi lühikesed, et seal ei ole, kui võimalik, siis väldid neid keerulisi termineid. Et ta on nagu pakendatud niimoodi, et sa saad seda ikkagi ampsu kaupa ära süüa. et seda ma näen ka vahel, et LinkedIni postitatakse inglise keeles, aga see on selline inglise keel, mida ma tean, et see inimene, ta ei valda tegelikult sellel tasemel. et see peab olema ikkagi ka sinu tasemel tehtud, et kui sa kasutad ai abil, et siis teha teda lihtsamaks ja need sõnad ka ja kasvõi talle öelda, et arvesta, et minu tase, inglise keele tase on see ja see või minu lugejate tase on keskmiselt selline kesktase, mitte kõrgtase. et siis nagu ka saab teda natuke sudida paremini. Ma kasutan ai-d ka keele toimetamiseks, et ta vaataks üle, annaks oma soovitused, jooniks üle, sest et sa ise ei pruugi alati ka mõnda koma või võib-olla on kuskil tühikuid liiga palju, noh, mis iganes või kuskile, noh, jäänud mingid pisiasjad. et ma kasutan ka selleks ja väga palju mõtete põrgatamiseks ka. et jah, jah, nendeks kuule, aga asjadeks. see tekstide pool, see on päris huvitav tõlgi vaatest, et sa oled ju professionaalse tõlgina tegutsenud, ma ei ole tõesti kunagi selle peale mõelnud, et see, no ma ise muidugi ei loo väga palju sisu inglise keeles, et ma enamasti teen copywriting uid ja kõike eesti keeles, aga et just see, et see keeleoskuse tase, et see, seda peaks nagu vaatama, et milline on versus see, mida ai toodab, et hästi huvitav vaade ja kindlasti kasulik, kes inglise keeles peaksid ka kirjutama või sisu tegema. Ja siis mul tekkis, tuli meelde selline, et välismaal on nüüd tõusev trend, et see, et persooni bränditud pildid, mis on nagu ai-ga tehtud, et ütleme, et sul on endas mingi pilt ja siis sa lased ai-l teha, et sa istud mingisuguse sätendava palli otsas või kuskil, et ma Mhm. olen vaadanud, see on nagu päris naljakas või põnev, aga mina isiklikult olen mõelnud, et minu brändiga see nagu kokku ei lähe. Ma tahan pigem ikkagi seda ehedust, et olgu ma siis tõesti sassis juustega või meikimata, aga ma pigem kasutan seda sisu versus ai genereeritud neid pilte endast, et lihtsalt hästi huvitav trend. Ma ei tea, kas sa ka oled selle peale Mhm. mõelnud või vaadanud neid pilte Mhm. selliseid. ja olen küll. jah, see ai-ga on, ta on tõesti selline vastuoluline asi, et ta aga ta võib kohati ikkagi, ma arvan, et ta on selline balansseerimise küsimus. Ma ütleks, noh, teda tasuks kindlasti ikkagi vaadata, et sa kasutad, aga kasutada väga targalt. et noh, see on natuke ka see, et ega ütleme, seda praktikandi tehtud tekst, ta aitab sul ma tegin sulle selle teksti valmis, ega sa seda toorelt niimoodi kohe üles ei panekski. et ikkagi ta annab nagu mingit sisendit, mingeid mõtteid, aga noh, sellega tuleb veel alles nagu tööd kõvasti teha enamasti. just. ja kindlasti hästi palju ja, on ja muutumas ja arenemas alles selles valdkonnas, et selles ja just, on palju aga ta õppida. võib nagu, ütleme, et ta on selline doseerimise küsimus, vahetevahel tõesti võib-olla mingisugune naljakas, kui see on nagu ilmselgelt ai, aga kui ta on no, mingist hetkest ikkagi peab vaatama, et seda ei oleks võib-olla väga palju, neid ilmselgelt ai-ga tehtud pilte. ma olen ka kuulnud sellist nagu soovitust, et kui sa pakud sellist kallist teenust, no näiteks koolitused, mentorlus, kipuvad enamasti olema sellise, noh, pigem selline premium teenus. et siis selline ilmselge ai pilt võib seda ütleme seda kõrget taset, seda muljet natuke nagu allapoole tirida. et noh, peab olema natuke ettevaatlik. ja, hea ja, point. ja, aga ai on tulnud, et jääda ja ta igatahes mõjutab meid väga palju ja ma kasutan ise töös ikkagi väga palju ai-d erinevatel eesmärkidel, et põrgatada. ka see näiteks, et ma teen ise Canvas valmis visuaali
ja mul ei ole alati võimalust seda saata näiteks mõnele professionaalsele kujundajale ülevaatamiseks. Siis ma vahel lihtsalt ütlen ai-le, et nii, siin on see visuaal, palun vaata, et see oleks kujunduse põhimõtetega kooskõlas ja anna mulle tagasisidet ja ütle mulle, et mis teksti ma peaks võib-olla mõnda fonti siit suurendama või fonte vähemaks võtma või et sellist tagasisidet ka või ma olen teinud ka näiteks, et teen kuvatõmmise kodulehest, kliendi kodulehest, annan talle selle sisse ja ütlen, et palun analüüsi teksti, analüüsi värve, visuaale, et mis siin võiks nagu timmida. Jaa, kindlasti ideede põrgatamiseks ja tagasiside saamiseks, et kui sul ei ole võib-olla seda teist silma, kes aitaks sul üle vaadata, aga noh, siin on ka see, et ai on ikka ai, et ja ka tema soovitustesse mõnikord nad kriitiliselt suhtuma, et see on üks teepool, just, aga kindlasti ta on väga-väga suur abiline meile nüüd igapäevases töös. ja. Aga nüüd ma küsin su käest, et kas sul on muidu kindel sisuplaan või sa lood sisu emotsiooni ajal, et ja kas sa teed ju Mhm. sisu mingitel kindlatel aegadel näiteks, mis on su parimad sellised inspireerivad tööajad, et kuidas sina nagu üldse endale või siis klientidele sisu lood? Ahah. Jaa. Mulle tuli praegu meelde, et mul jäi tegelikult eelmine küsimus vastamata. See oli see ai programmid. aga sa võid need programmid ka ära mainida ja Ma et. mõtlen ära jah, sest see on mul selline ka päris lemmikteema Ahah. isegi. Ja aga ma ütlen niimoodi kiirelt ära, mis on minu põhiprogrammid, mis ma kasutan. Muidugi chat GPT on mul kõige rohkem kasutuses ai programmidest siis erinevateks põrgatamisteks. vahel on ka niimoodi, et jah, ühesõnaga, ma ei räägi sellest nüüd enam nii pikalt et ChatGPT, siis ma kasutan, noh, erinevates programmides on seda ai-d sees mingil määral, aga ma kasutan ise Trellot oma projektide organiseerimiseks. Et mul on eraldi nagu kliendid ja siis eraldi ülesanded nendega ja enda persoonibränd on ka seal eraldi. siis ma kasutan Toggle, see on see Eesti firma, mis on siis selle aja haldamiseks ja, ja Canvat ma kasutan ka iga päev siis visuaalide loomiseks. jah, ja siis ühte ai põhist videote töötlusprogrammi kasutan ka. mis selle nimi nüüd oligi? see oli, kohe ütlen. Auto Caption ai. selle ma avastasin, et paneb väga kiiresti subtiitrid peale ja oli sihuke väga hea süsteem. Jaa, aga muidu mm, sisuloomega ma, põhiprintsiip, mis mul on see, et ma proovin teha nii, et asjad ei jääks viimasele minutile et mu enda persoonibrändiga ei juhtu mitte midagi, kui mul ei lähe postitust välja sel nädalal, kui ma mõtlesin, et peaks minema. aga klientidega on meil küll selline regulaarsus kokku lepitud, et üldiselt see on kord nädalas, läheb siis tavaliselt LinkedIni ja Facebooki, võib-olla ka Instagrami midagi. et siis põhimõte on jah see, et meil on nagu tehtud mingid asjad juba ette ja mingid asjad tekivad sinna niimoodi spontaanselt vahele, tuleb mingisugune esinemine kliendil kuskil näiteks podcastis, konverentsil, et siis see läheb sinna niimoodi. lisaks sinna nädalasse, kus on see põhipostitus näiteks iga teisipäev, et siis noh, näiteks neljapäeval on mingi lisapostitus. aga sellega on nii ja naa jah, et hea, kui on mingisugused asjad ees, ette tehtud ja vahel on ka lihtsalt mingisugused sündmused või mingisugused taipamised, mis on hästi nagu päevakohased, mis nagu, mis tuleks nagu kohe üles panna. muidu ta ei ole enam nii värske ja ma olen ja vahel seal on täitsa see emotsioon tihtipeale ka taga, need mingid ja teemadega, et siis tasub see kohe endast välja kirjutada, isegi kui sa kohe ei postita, onju, et muidu kaob see emotsioon tagant ära, et seal on nagu just see ka et jah, et ma täpselt. selles suhtes olen nõus, et sisuplaan on hea, aga et see on, peab lähtuma eluliselt, et nagu paindlikult sellesse suhtuma, et vastavalt vajadusele seda kohandada ja niimoodi painutada.
aga kas see on mingi kindel aeg päevas, kus on nagu kõige inspireerivam periood, kas pigem hommiku või õhtu inimene sisuloome osas, et või sul ei ole vahet, et sa oled ju proff, et ükskõik mis kell on, sa teed selle postituse ära, et kuidas sul on? Mul sellist nagu aega eraldi ei ole, ma ikkagi istun sinna arvuti taha ja hakkan kirjutama. aga mm, pigem on see küll, et vahel no enda asjadega, kui on nagu enda postitused, siis on küll vahel nii, et tuleb inspiratsioon peale ja siis ma kirjutan kohe mitu postitust ette valmis. Iseasi, kas ma neid ka üldsegi postitan, mul on tegelikult päris mitmeid postitusi ka valmis ette kirjutatud, ma ei ole pikalt sinna kausta isegi vaadanud, et aga vahel tuleb küll see inspiratsioon, et mingisugune hea tunne ja siis selle hea tunde pealt on ikkagi mõnus kirjutada, jah. Okei, jah, sa oled selline, et sa lähed ja teed, et sul on juba see nii käes. aga et mis on sul võib-olla miinimumprogramm nendel päevadel, kus ei ole nagu motivatsiooni, me kõik teame, et tegelikult sisuloome nõuab sellest järjepidevust ja võib-olla vahepeal lihtsalt ei ole kõige parem päev, et ei ole kas inspiratsiooni, motivatsiooni, oled natuke haige, et mis on see miinimumprogramm, mida sa täidad ja kuidas sa seda Mhm, nagu oled enda jaoks mõelnud? mhm. See on siis enda persooni brändiga, eks ju? Nojah, eks see jah, klientidele ju tegemata ei jäta. jah, just ja. et mina võtan seda väga rahulikult ausalt öeldes, et mu põhikanal on LinkedIn ja seal on täiesti okei tempo, ongi ka 2 postitust kuus või kui sa vahepeal ei postita kuu aega, tegelikult ei juhtu ka mitte midagi. Et see on nagu erinev näiteks Instagramist, kus tuleb ikkagi olla pidevalt hästi aktiivne ja neid erinevaid sisutüüpe ikkagi palju toota. jah, ja lisaks no suvel on seal selline vaikelu, juulikuus ikkagi on väga vähe liikumist ja see on, ma arvan, väga tervistav. et kui on võimalik niimoodi, et sa vahepeal võtadki selle ikkagi gaasi pealt selle jala maha ja teed rahulikult. aga ma üritan niimoodi, et niimoodi ikkagi kord kuus, ütleme 2 korda kuus midagi üles panna. et see on nagu selline endale ka mingisugune distsipliin ja ma mõtlen sellele ka natuke nagu sellisele dokumenteerimisele, et ma märgin üles oma võidud, ükskõik kui väikesed need ka ei pruugi mulle endale või teistele tunduda, aga, aga minu jaoks on võit näiteks, kui mu klient on väga rahul mingi asjaga, mis me saime valmis või kui ma ise olen ka ikkagi tunnen, et voh, see sai nüüd piisavalt hästi tehtud. et siis see nagu ära fikseerida ja see tekitab nagu sellist head positiivsuse tunnet. jah, sellist jaa, kuule, positiivset see on fooni. väga hea point, sellepärast et me alati saaks ju paremini, veel rohkem, uhkemalt, aga et märgata neid väikseid asju ka ja analüüsida, mis on hästi läinud ja märgata seda ja ennast tunnustada, et me ise peame vist kõige rohkem, noh, kliendid tore, kui kiidavad, aga võib ka ennast kiita, kui sa tead, et sa tegid midagi hästi ja vastavalt enda standarditele ära. Aga räägi veel, et mis kanalites sa enda klientidele juba mainisid siin LinkedIn, Instagram, et kus sa lood enda klientidele, kes on peamiselt koolitajad, mentorid ja coach'id. et mis kanalit sa veel, või te veel kasutate, kas sa kirjutad ka kodulehe tekste või blogisid või uudiskirju enda klientidele, mis sisu sa veel lood, et neile või ainult Mhm. sotsiaalmeediat, kuidas sul on nagu klientidega? Mhm. Neil on põhiline kanal on sotsiaalmeedia ja enamasti tegelikult kõikidel on LinkedIn ja Facebook põhikanalid. jah, ja seda toetab siis ka koduleht on kõigil. kodulehega toetan ka ja sinna me tavaliselt ka toodame blogisisu ja blogisisu, siis on peaaegu kõikidel ka emaili turundus, et siis otse kliendi postkasti ka uudiskirjad, meiliturundus ja lisaks sellele kõik mu persoonibrändingu kliendid käivad ise ka esinemas erinevatel üritustel. et see on, ma arvan, ka selline väga hea viis ennast nähtavaks teha ja et inimene, kas see päris, üks asi on digitaalselt
aga mul on ka mitu korda elus juhtunud näiteks nii, isegi mitte, et ma kuskil esinen konverentsil või podcastil, aga et lihtsalt keegi näeb mind kusagil sünnipäeval ja saadab mulle pärast seda päringu. no seal sünnipäeval on vahel ka tulnud juttu nendel persooni brändingu ja turunduse teemadest, aga mul on ka mitu korda juhtunud niimoodi, tegelikult lausa 3-4 korda isegi, et näita ennast, käid kohal, osaled üritustel ja see ka isegi on natuke nagu nähtavuse tekitamine. aga muidugi ka nendel konverentsidel kaasarääkimine, et see on ka selline väga hea usalduse tekitamise viis, et seda teevad jaa, ka et niimoodi. lõpuks need kanalid on päris palju, et ei ole ainult sotsiaalmeedia, on ju, et kus sa peaksid nähtav olema, ikkagi päris elu on endiselt ja inimesed ka loevad emaile ja vaatavad kodulehte, et kõik see turundus on nagu selline tervik. et milline Mhm. sulle enda suhe copywritinguga on, et tõenäoliselt sa oled on ju tõlk, et kirjalik sisu ja selline keel on sinu jaoks nagu pigem lihtne või kus sa tunned, et copywriting, mis üldse suhe jah, sul on copywritinguga, reklaamtekstide ja turundustekstide kirjutamisega, et? Mhm, mhm. Ehm, hea suhe copywriting uga et saan selle kirjutamisega päris hästi läbi, et on täitsa soojad suhted. Ähm, ma ma võib-olla millalgi, küsin väga head küsimust et kuidas? milline suhe on, onju, et võib-olla see küsimus ei ole võib-olla selline väga, ei, väga hea. küsimus on väga hea, ei, küsimus on väga hea. Ma mõtlen nüüd, no see on nagu osa minu põhitööst, et mul ongi need tekstid ja visuaalid, et see on selline Mhm. igapäevane asi. Ähm, ma vaatasin, kui palju ma olen visuaale eelmisel aastal. Canva näitas, et ma lõin 160 visuaali. ma arvan, et neid tekste tuli ka ikkagi päris mitusada, ma ei ole täpselt kokku lugenud. jah, sest aga mul mõnikord on on ju foto, eks ole, ja sa kirjutad teksti näiteks LinkedInis, et sa alati ei kujunda, et päris palju on seda tekstiloomet, siis selles suhtes just LinkedIn ja Facebooki kanalid, onju. ja, aga aga ma tegelikult, kui ma olen päris aus, siis minu suhe sisuloomega, et kirjutamisega, see ei ole alati olnud nii sirgjooneline ja nii lilleline, et mul on ikkagi olnud perioode elus, kus see on mul tulnud nagu raskustega. näiteks bakalaureuse töö kirjutamine oli väga raske et siis ma pidin ikkagi ennast tõsiselt sundima. aga siis see tunne, kui midagi on raske ja sa saad selle ikkagi lõpuks hästi tehtud ja näiteks väga hea hinde, siis on nagu ma alistasin selle, siis on nagu sedavõrd parem jällegi see tunne lõpuks. aga jah, mina tegelen jah tekstidega palju ja siit me jõuan ka otsapidi copywriting'u mentorgrupini, et ma olen ka liige tegelikult Laura mentorgrupi liige. et et ma arvan, et iga asjaga elus on nii, et mida rohkem sa seda teed, et seda paremaks sa sellest saad, harjutamine teeb meistriks ja seda mugavamaks see suhe ka muutub. et mul on, see ka on olnud hästi tore, et ma olen saanud osaleda päris pikalt mentorgrupis ja see tekstide analüüsimine ja teise kõrvalpilgu saamine nendele asjadele on olnud ka hästi hea. Ja siin on tegelikult ka minu arust hästi oluline ma praegu mõtlesin selle mõtte välja, et, et me nagu vajame ikkagi ka sellist positiivset ja toetavat tagasisidet. et räägitakse, et see konstruktiivne, noh, nii-öelda negatiivne tagasiside aitab meid edasi, aga hästi palju aitab edasi, mina tunnen ka just see positiivne. see, et sa tunned nagu mingit õlatunnet, sa saad jagada oma asju ja keegi nagu jah, ja seda positiivsust jagada, analüüsida ka üksteise asju ja toetada üksteist, et see on nagu tegelikult ka väga edasiviiv jõud. ja nii tore, et sa selle välja tood, sest mina elus olen väga palju saanud ka sellist negatiivset nii-öelda konstruktiivset või mittekonstruktiivset tagasisidet on ju sellist, et ikkagi neid vigu märgatakse esimesena ja sellepärast ma enda mentorgrupis tõesti olen tahtnud luua sellise positiivse edasiviiva siis keskkonna, kus jah, saab välja tuua, mida saaks paremini, aga alati märgata ka seda, mis on hästi, sest
minul isiklikult läheb tuju ära, kui ainult negatiivsest räägitakse. et Mhm. ma arvan, et see on hästi oluline, et see üksteise toetamine ja see kogukond ja see, et me saame nagu üksteist aidata. aga sa oled tõesti juba 1,5 aastat peaaegu olnud mu Sisulaa mentorgrupi liige, et mis on kõige kasulikum sinu jaoks olnud, mis kasu sa oled saanud selles programmis osalemisest? Mhm. Ähm, kõige parem on olnud see, et ma olen saanudki küsida neid konkreetseid küsimusi, ja põrgatada neid mõtteid, et võtta näiteks mingisugune, no ütleme näiteks kliendi koduleht, kus on tekstid, visuaalid ja värvid ja ja mul on ja seal on ka kliendil soov noh, muuta asju paremaks. muidugi alati ma olen alati ka küsinud kliendi luba, et ma ilma temaga kooskõlastamata muidugi ei näita kunagi tema asju ja ei aruta. Et aga see on olnud hästi hea, et võtta see konkreetne projekt ja näidata seda siis seal meie mentorgrupis ja Laura aitab, analüüsib seda. Et tihtipeale on niimoodi, et on endal mingi sisetunne, et siin need asjad praegu ei jookse kokku ja enamasti tekstid on päris segased, et inimene, kes tuleb sinna kodulehele, seal on palju infot, aga väga raske on nagu aru saada, et kuhu ma pean minema, mida ma pean siin nüüd tegema. Et leida seda selgust ja ühtlustada seda, ka seda visuaalset välimust, et sul on mingi sisetunne ja sa hakkad nüüd tegema mingisuguseid suuri muutusi, aga sa ei taha selle ainult enda sisetunde pealt siit edasi minna. et see on nagu hästi hea võimalus, et kui sa saad seda oma tunnet ja oma neid ettepanekuid ja ideid põrgatada ja sa saad tegelikult ka veel teiselt inimeselt, tavaliselt Lauralt ka uusi ideid ja võib-olla veel mentorgrupi mõnelt teiselt liikmelt ka veel mingisuguse lisaidee isegi, et mis tekivad, et seda kindlust oma mõtetele, seda tagasipeegeldust ja veel nagu uusi mõtteid. et see on väga hea ja väärtuslik ja see on ikkagi teine kui see, kui ma küsin ai-lt, et mis sa arvad, kas see tekst on nüüd hea või nii edasi. et kui me saame ikkagi inimeselt selle tagasiside, siis see inimene võtab ka, ta ei pillu niisama neid mõtteid, ideid, et tal on tema oma kogemus, ta on teinud neid asju varem kordi ja kordi ja ta ütleb nagu oma kogemuse pealt ja tegelikult ka nagu vastutab oma sõnade eest. ja sest ai mõnikord ta tõesti lihtsalt on sinuga nõus niimoodi vaikimisi ja kiidab kõik heaks. et ta muidugi mõnikord ta leiab ka neid selliseid kitsaskohti, aga ta noh, et sa ei tea ju, mille baasilt ta parasjagu seda ütleb, onju. see on jah see nagu pool, et ikkagi tähtis on ka teiste inimeste tagasisidet saada ja nagu küsida seda kõrvaltpilku. aga ma tahtsin küsida, et millised koolitused või kõned on sind kõige rohkem aidanud, et meil on nagu küsimuste kõned, kus võib küsida ükskõik mida ja siis on meil ka sellised töötoad ja temaatilised koolitused, mis sulle kõige rohkem nagu on kasulik olnud või mis sulle kõige rohkem on meeldinud siiani? Ähm, hmm. no see sõltub ka sellest olukorrast, aga ma arvan, et mõlemad on olnud heaks abiks. et koolitustel me oleme vaadanud niimoodi ka samm-sammult läbi, et kuidas nagu ehitada üles näiteks veebilehe SEO-d või et on olnud selline hästi süsteemne lähenemine, mis on ikkagi ka väga vajalik, et sa saad need kõik erinevad jupid sellest asjast nagu kokku. et see on olnud väga hea. küsimuste kõnel on siis jällegi väga hea, kui ongi need konkreetsed juhtumid, et sul on mingi konkreetne küsimus, mida arutada. et need on erinevad, aga mõlemad on nagu väga vajalikud ikkagi, et jah, ma ei oskagi niimoodi jaa, täpsemalt nagu arusaadav. ühte nagu paremaks pidada kui teist. Mhm. et aga sa mainisid enne ka, et aga ütle veel, et kellele sa soovitaksid sisuloome mentorgruppi, et kellele see sobib Mhm. sinu arvates kõige paremini või noh? Äh, sisuloome mentorgrupp, noh, kõige paremini sobib, ma arvan, inimesele, keda huvitab sisuloome, copywriting, tekstide kirjutamine, kes tahab seeläbi toetada ennast, näiteks oma persoonibrändi või siis oma
laiemat ettevõtet, võib-olla seal töötab peale tema veel inimesi, et siis see on nagu noh, laiem kui persoonibränd, eks ole. Ja kes tahab kui süsteemselt sellele asjale läheneda ja süsteemselt neid teadmisi koguda ja ka põrgatada neid asju, et üks esimene etapp on need teadmised niimoodi kokku koguda ja teine asi on siis panna see praktikasse ja hakata pihta. Et ma arvan, et ta on nagu selline hea toetav, ka selline nügimise koht, et sa liiguks oma asjadega edasi, et sa võtaksid oma veebilehe käsile ja viiksid need asjad nagu lõpule. noh, näiteks veebilehe käsile või sotsiaalmeediakonto või emaili turunduse, mis Mhm. iganes see parasjagu sulle oluline on. ja, ja kui sind huvitab, et siis Sandra pani siia lingi ka chati, et võite vaatama minna, et järgmine nädal on meil juba teisipäeval on küsimuste kõne, kus saab küsida kõike nii tekstide ülevaatest kui ka kodulehte, mis iganes sul parasjagu on või ka sotsiaalmeediakanaleid olen üle vaadanud ja meil on tulemas ka kodulehtede analüüsi töötuba, erinevad koolitused siin sellel aastal, et julgelt vaata ja kui sind huvitab, siis liitu. meil on siin väga toredad liikmed nagu vabakutselisi nagu Stiina ja teised ja on ka ettevõtjaid siis, kes enda äri arendavad, et väga-väga tore väike seltskond on meil seal koos ja siis tahtsin Stiinaga küsida, et enne kui me lähme küsimuste juurde, meil natuke nüüd läheb ajaliselt üle, aga kindlasti vaatame ka siin, vastame mõnedele küsimustele. et kuidas see sinuga ühendust saab, et kui näiteks keegi tunneb, et ta tahaks sinult võib-olla konsultatsiooni võtta persooni brändiku või sotsiaalmeedia turunduse osas või tahab sind ka kutsuda esinema näiteks samal persooni brändil või LinkedIni teemadel, et kuidas sinuga siis ühendust saab? Äh, minuga saab ühendust erinevatel viisidel, vist Sandra vist jagas ka minu LinkedIni kontot, ahah, ja minu kodulehe linki ma näen ka siin ilusti ja aitäh. Et mulle võib kirjutada täpselt nii, nagu sa mind üles leiad internetist, et kui sa jätad ka meelde mu nime, siis leiad mind selle abil ka üles. et võib kirjutada mulle LinkedIn'i, võib kirjutada mulle emailile stina.tromp@gmail.com ja kirjutame, joonistame. nii, kas on küsimusi? ma hetkel praegu ei näe, aga kes siin kohapeal on, küsige julgelt, hea võimalus küsida sisuloome, sotsiaalmeediaturunduse, persoonibrändingu teemadel, et või kui sa vaatad Facebooki grupis, võid sinna ka küsimusi jätta, et me ka peale seda laivi vaatame sinna ja vastame küsimustele. aga praegu hetkel. ja Facebookis ka praegu küsimusi ei ole, aga Deivi kirjutas siin nii toredasti mentorgrupi kohta, et see on selline mõnus arenguring, et koolitusel õpin uue asja, siis rakendan selle oma töösse ja siis lähen sellega küsimuste kõnesse ja saan tagasisidet õpitu rakendamise kohta ja siis uue koolitusega jälle sama ring uute oskustega. ja et meil on selles suhtes selline pidevalt toimiv selline keskkond, et see on kuupõhine siis kogukond. et ei ole see, et sa võib-olla osaled mingil online koolitusel ära, aga ei jõua kaasa teha ja pärast ei rakendagi neid teadmisi, sest see koolitus sai läbi ja sa enam kuskilt küsida ei saa. et meil on nagu selles suhtes see kogukond toimib aasta ringi ja igaüks saab oma tempos siin edasi liikuda. just, et aitäh Deivile, Deivi on ka veel pikaajaline liige. Nii, aga Ave küsib, et Stiina sinu käest, et kas sa oskad soovitada ka mõnda raamatut, mis võiks inspireerida või kaasa aidata? ilmselt siis persoonibrändi teemadel, ma eeldan, et võid täpsustada, Ave, aga ma arvan, et mis sa, Stiina, soovitaksid, sa kindlasti ka loed palju erinevaid kirjandusturunduse ja persoonibrändingu teemadel. mm. -hmm. Mulle väga meeldib Building a Story Brand, selline raamat, mis räägib lugude jutustamisest. jah, et ta on nagu lugude jutustamine laiemalt, et sa võid seda kasutada nii persoonibrändingu kui ka noh, brändingu ettevõtluse alaselt laiemalt. ma ei tea, kas ma kirjutan siia chati selle nime. ja sa võid, ma olen ise ka seda raamatut lugenud, et see on tõesti ahah, väga hea, inspireeriv raamat. ma ei ole brand, küll jah, otsast, kaanest jah, kaaneni ma väga vähest raamatuid loen, aga seda raamatut ma olen ka päris mitmeid kordi lugenud ja üle lugenud. et see ja. on väga-väga hea teema, just see lugude jutustamine ja mis praegusel ajastul aitab siis ehe olla, see läbi lugude enda brändi tutvustamine. aga see vist praegu eesti keeles ei ole, see on inglise keeles minu teada ainult see raamat.
täitsa võimalik ja aga vot, Mhm, et mhm, võib-olla jah, mingi hetk keegi tõlgiks selle eesti keelde ära, oleks väga vahva, aga nojah, mhm. selles suhtes, kuigi inglise keelt räägite, siis, aga kas sa midagi eestikeelset ka oskad soovitada või pigem mitte nii? Ma tean, et Olesja Sauel on persoonibrändingu raamat kirjutatud. ma ei ole veel jõudnud selle lugemiseni. brändnimega Sina, eks ole? brändnimega Sina just, ja ma kahjuks ei ole seda lugenud, kuigi ma usun, et mm. see on väga ka väärt selline -hmm. kirjandus, ja, millega tutvuda. aga tegelikult ma kõige rohkem soovitan isegi alustada hoopis sellest, et kui sa tead no see eeldab seda, et sa tead juba, et mis kanalit sa tahaksid kõige rohkem kasutada, aga kui see on näiteks sotsiaalmeedia, siis ma alustaksin hoopis sellest, et ma hakkan seal sotsiaalmeedia kanalis käima ja vaatama, et mida teevad teised minu valdkonna liidrid. Et millised on nende kontod, millised on nende postitused, et sellest saab ka nagu väga palju sellist infot. Ja seda saab teha väga hästi ka nii, et sa ei hakka seda kopeerima, aga sa lihtsalt nagu kuklas tead, et kuidas ta on näiteks oma konto üles ehitanud, mis ta on sinna pannud, missugused tagasisided või nii edasi. Et ma täitsa alustaksin ka sellest. Ja kindlasti see konkurentide analüüs on ka hästi tähtis pool üldse äri ehitamisel, et sa vaatad ka, mida juba edukad tegijad on teinud ja nii Eesti kui ka välismaised, et sealt saad ka juba päris palju ideid, et mida võib-olla siis ise rakendada, mis on nagu sinulik teema. Et ja sisuloome mentorgrupis meil on ka selles suhtes on sisuplaani loomise töötuba just oli, et meil on ka sisuplaan, et kuidas sisuplaani teha, et kui sul ei ole plaani, et ma ei ütle, et kõike peaks plaani järgi tegema, aga et just, et see võib-olla kerge planeerimine on hea ja eesmärkide seadmine, sest muidu võib-olla tõesti, kui ei ole inspiratsiooni, siis ei tee midagi, on ju, et see pool ka, et on täitsa hea nagu läbi mõelda. Aga ma vaatan, Sandra ütleb midagi, et brändnimega, siin on hästi praktiline raamat, seal saad paika panna detailsed sammud ja etapid otse raamatut täites. No väga vahva, et ja siis kindlasti ka seda raamatut uurida, kellel see persooni brändi kohta siis on rohkem huvi. Nii, ja ma vaatan, et meil praegu rohkem küsimusi ei ole ja meil on ka aeg juba siin täis saanud. Et ma, Stiina, väga tänan, et sa tulid sellel teemal rääkima ja ma loodan, et inspireerisid inimesi ka enda persooni brändiga tegelema. tõesti, võib-olla mõnikord ei olegi vaja väga palju seda sisu toota, aga et just kui sa teed seda teadlikult ja strateegiliselt, et siis sa saad edu ja saad ka neid kliente sotsiaalmeedia ja teiste kanalite kaudu, mis on sinu äri jaoks olulised. Aitäh kõigile, et te osalesite, kuulasite ja kohtumiseni juba järgmistel kordadel. Ilusat päeva jätku! aitäh, head aega.